minu kell on, minu kell on 6 ja alustame, et siin on nimekiri küll pikk, kes kõik tahtsid osaleda, aga ilmselt võtab kohale jõudmine aega. Tullakse kas hiljem või vaadatakse järele. Hetke pärast ma mute in teid kõiki ära ja see on just selle huvides, et panen pärast sellesama video panen järelvaadatavaks, ilmselt homsest juba paneme meie kodulehele üles ja Siret siis kõigile saadab lingi selle kohaga, kus video üleval on, nii et kui jäi ka praegu midagi tähelepanuta või tahate üle vaadata, siis see võimalus tekib ja siis ka loomulikult osad juba teatasidki, et täna nad ei saa nagu laivis olla siin ja nad tahavadki järel vaadata, seetõttu olete ära mute itud. Nüüd, kui te ikkagi tahate midagi ka minu monoloogi, monoloogi ajal küsida, siis näete, siin on olemas chat on siin, et tere, panen siia kõik, tere, nii, siis siia chati saate kirjutada, ma püüan sellel chatil ka silma peal hoida. ja teine variant on see, et kui ma siis nagu oma osa lõpetan, siis võib igaüks oma mikrofoni sisse panna ja küsida ikkagi need küsimused ära, mis küsimist tahavad. aga nüüd alustan siis ja tänane plaan on see, et räägime selle järgmise, võib-olla ka isegi juba etteruttavalt 27. aasta plaanidest, neist küll üldsõnalisemalt, aga mida lähemal. Ja jutt siis 2025., 26., aga nagu ma siin ka juba mainisin veidikene ka siis juba 27. aasta plaanidest. ja aga kõigepealt tuleks ikkagi täpsustada, kes meie oleme ja miks me neid asju teeme. Mina olen Janno Seeder, minu abikaasa Siret ja meie oleme kahekesti koos toimetanud ettevõtjana juba aastast 2003 ja reise me hakkasime tegema 2009. See tundus nii loogiline, meil ei olnud mingit plaani reisikorraldajaks saada, aga kuna me juba aastast 2005 koolitasime, tegime erinevaid kursusi, seminare Eestis, Feng Shui teemalisi seminare, enesearenduslikke seminare ja koolitusi. Ja kuna see Feng Shui on ikkagi pärit Hiinast, selline Hiina taustaga, siis tundus nagu väga loogiline, et käime korra Hiinas ära. Mõeldud-tehtud ja esimene grupp 2009 oktoobris sai päris suur, meid oli koos meiega oli 27 inimest, valdavalt meie õpilased, kursuslased ja mõtlesime, et jah, käime korra vaatame asju koha peal ja aga mis sellest nüüd saanud on? Saanud on see, et jah, me ei nimeta ennast ainult reisikorraldajaks, aga me oleme saanud ühe sellise tegevuse kindlasti, mida me oleme läbi aastate teinud. No koroona siin väikse pausi tegi, aga suures plaanis me oleme üle 40 grupi reisi teinud, nendest pooled 20 reisi Hiina, aga siis tulid juurde ka seal Usbekis ja Gruusias ja kus me oleme käinud ja siis avastasime aastast 2016 lisandus juurde Indo-Hiina, Vietnam, siis tuli Laos, Kambodža, kõik selline pool, siis jõudsime korra käia ka Aafrikas, Tansaanias ja Zanzibaril, ja siis 2018 ka Tiibetis käisime ja siis avastasime peale just koroonat enda jaoks Nepali. Ja Nepalis me oleme nüüd käinud ka päris mitu korda, viimane reis oli möödunud aasta novembris, käisime Nepal ja Bhutan, olid suurepärased reisid ja pean kohe ütlema ka, et jah, et see ei ole meie põhitegevus. Me oleme otsustanud Siretiga, et üle 2 reisi aastas me ei tee, teeme ühe sellise kevadreisi, teeme sügisreisi, noh, sisuliselt 1-2 reisi aastas. Aga et meil endal ka põnev oleks, siis me väga palju neid marsruute ei korda, käime selline 1-2 korda kohas ja siis otsime juba järgmise. Ja
ja nii see on läinud. Jah, me kirjas oleme ametliku reisikorraldajana, me aruandleme Tarbijakaitseametile, kõik peab vastama turismiseadusele, meil peavad olema kõik turismiseadusest tulenevalt tagatised ja need on olemas. nii et selle koha pealt me oleme reisikorraldajad, nii. aga jah, üks-kaks reisi aastas ja nüüd selle enne kui nüüd päris reiside juurde minna, siis peab ikkagi täpsustama selliseid asju ka, et kui te ikkagi otsustate meiega reisima tulla, et mille poolest siis, no inimesed küsivad, mille poolest te eristute teistest pakkujatest ja on ju täieõiguslikke reisikorraldajaid küll ja veel ja kes teevad ka sarnastesse kohtadesse reise, aga mille poolest siis Seeder reisid siis peaksid nagu või eristuvad võib-olla teistest, siis ma toon välja mõned sellised märksõnad, mida tasub teada, kui te ikkagi meiega otsustate reisida. ja esimene neist on see, et me ei saa üle ega ümber. Feng Shui on see tunnus, mille järgi meid ka võib-olla tuntakse, et me oleme aastast 99 ise tegelenud ja nüüd ka koolitame, kirjutame raamatuid, nõustame Feng Shui teemadel, see ei ole enam ainult hobi, see on ka meie töö, see on meie elu. ja siis Seeder Konsultatsioonid OÜ sai tehtud juba aastal 2003, 1. aprillil 2003 oli meie esimene iseseisev tööpäev, et juba ka 22 aastat koos toimetatud. aga see Feng Shui jah, seda me ei saa välja jätta. võtan pinge maha sellise, et meil on selliseid koomilisi situatsioone ka olnud, et prouad registreerivad meil reisile ja siis ühel hetkel võtavad oma broneeringu maha, miks? kui telefoni teel siis sai küsitud, et mis nüüd juhtus, siis öeldi, et me oleme tublid kristlased, et me ei saa teiega reisile tulla, noh ilmselt nad meie kodulehel põrkusid sõnaga Feng Shui ja sinna takerdusid, siis ma ütleks, et mingit usku pööramist või religioossust siin kindlasti ei ole, et Feng Shui tõlkes tähendab tuul ja vesi. Eestis on alati olemas olnud oma tuule ja vee õpetus ja seetõttu see on pigem selline praktiline mõte ja meel, elamise tarkus, et kõikidel vanadel traditsioonidel ja miks meile Aasias meeldib käia, on just nimelt on see, et seal on need traditsioonid väga vanad, kõigil on oma mingi selline eriomane teadmine, eluviis, vaade elule olemas ja tore on siis otsida ju kõikjalt, kus me läheme, et mis iganes maale, et kuidas need varasemates traditsioonides siis see asi toimis. nii et selline Feng Shui pool, siis kindlasti jah, kuna me teeme ainult 2 reisi aastas, siis me ei saa oma kalendrit väga täis kirjutada ja ma arvan, et sellest elust rohkemaks ei piisa, et meie eelistus on ikkagi Aasia. et jah, et me oleme Hiinas palju käinud, praegu on Hiina veidikene nagu lukus, sinna Hiina inimesed ei julge tulla, noh olgu nii, Nepaalis me käime, kõik see Indo-Hiina, Laos, Kambodža, Vietnam ja nii edasi. aga Aasias meil on veel käimata, meil on Jaapanis käimata, eks ole, meil on igasugused Malaisiad ja Taiwanid ja kõik sellised asjad, Singapurid, Sri Lankad, asjad on käimata. ja Koread ja nii, et noh, on ju veel mida avastada, et ma kahtlustan küll, et muud maailmajaod jäävad meie poolt, ma mõtlen, reisikorralduslikult avastamata, et me naljatleme Siretiga, et kui me pensionile lõpuks läheme, et siis me hakkame kahekesti koos hakkame Euroopat avastama, et meil on Euroopa suuresti käimata. Ameerikad jäävad meie jaoks kuidagi päris kaugeks, et näis, võib-olla jõuame, pole eesmärk omaette, aga ütleme nüüd reisikorraldusliku poole pealt, jah, me jääks just nimelt selle Aasia juurde. siis miks? aga Aasia, see vanad traditsioonid, see ajalugu, see on nii kaugele ulatav ja samas käega katsutav, see on niivõrd põnev, eks ole,
see annab nii palju juurde, see avardab silmaringi, kõik selline pool, et selline hästi kaugele ulatuv, hästi pikk ajalugu, mis just Aasiast on hea ka leida. Kultuurid, erinevad kultuurid, kuidas inimesed toimetavad, kuidas mõtlevad, igalt poolt on midagi õppida, ma ütleks, et seetõttu põnevusega on just vaat kui Hiinas me oleme käinud jah, juba 20 korda, siis ega me ei saa öelda, et me juba Hiinast midagi teame, aga me näeme neid erisusi, et kui me käime nüüd teistes Aasia maades, et siis nad ei ole ühesugused, et ikkagi selgelt sellised erisused on sees ja seda on põnev uurida. Siis kõik selline elufilosoofia, filosoofia üldse, selline idamaade tarkus ja filosoofia, võrratult põnev. Meditsiin, noh, kõige paremini teame ju Hiina meditsiin, eks ole, Eestis on selle kohta ka juba teadmist piisavalt, aga samalaadne meditsiin alge on kõigis nendes Aasia maades oma selline kohalik ja seda on ka põnev avastada. Just selline loodusravimid ja kõik või meetodid ja võtted selleks, et noh, nii nagu Hiina meditsiiniski öeldakse, et ega inimene on looduse lahutamatu osa ja kui see looduse lahutamatu osa kaotab tasakaalu, siis parim viis tasakaalu taastamiseks on sellesama loodusega. Ja täpselt samamoodi mõtlevad ka teistel maadel, et ma mõtlen Aasia maadel inimesed ja seda on põnev avastada. Ja loomulikult ka kerge selline matkamise aspekt. Me ei tee seljakoti matku, ei, aga me oleme keskmise aktiivsusega, me ikkagi, ma väidan seda, et isegi noh, reisid, nagu me kohe hakkan rääkima ka Myanmarist, et noh, seal ei ole nagu mingit sellist matka, aga me kõnnime, me ju tahame avastada ja me kõnnime igapäevaselt ikka päris palju. Ja vaieldamatult selline, ütleme, päevasammude arv kipub olema kõrgem, suurem kui kodus olles. Et see tähendab seda, et jah, me ei tee päris sellist puhkusereise palmi all, seda teevad teised firmad, aga meil on jah, just selline soov avastada, liikuda, et selline keskmise aktiivsusega reisid, et seal, aga kõik on hakkama saanud, et ei ole midagi sellist konti murdvat olnud. Ja pigem on hoopis vastupidi, nüüd meil tuleb juurde ikkagi ka mõned päris sellised vabapäevad on Myanmaris, Birmas meil on planeeritud Inle järve ääres, et aga liigume ka siiski, et sellega peaks arvestama. Et ei, me liigume ka mööda maad, kui me ükskõik kuhu maale me läheme, me tahame palju näha, ringi liikuda, igas kohas ringi vaadata, seetõttu selline liikumist on, sellega peab arvestama sellist ka transpordiga liikumist, ka jalgsi liikumist ja kõik erinevad vormid, et võib-olla käid korra elus mõnel maal ja siis sa tahad ju maksimaalselt palju kätte saada ja kindlasti on oluline see seltskond, et meiega on reisinud nende aastate jooksul üle 600 inimese ja see on väga mõnus seltskond ja osad on jäänudki meiega reisima, on tekkinud nii-öelda selline klubiline nagu efekt, et osad on meil sellised, kes on käinud juba 6, 7, 8 korda ja tulevad veel, kui uue marsruudi välja paneme, tulevad veel. Ju neile on siis see kõik sobinud ja tõesti, see on nagu, meie seltskonnad on sellised mõnusad, et keegi ei tunne ennast üksi jäetuna ja samas säilitades kõik oma isikupära, on meil ka mingi ühisosa või ühised huvid, et mida siis koos avastada ja lihtsalt koos on hea olla, et noh, kuidas, kui näiteks modelleerida, et meie käest palusime digiturundusabi ühelt firmalt ja siis nemad ütlesid, et aga kes on teie reisiklient, et kui te peaksite ühte inimesse selle niimoodi projekteerima, et kes on teie reisiklient ja meil ju kõik andmed olemas kõigist gruppidest nende aastate jooksul ja siis selle tulemusena välja tuli see, et meie keskmine reisiklient on naine 55. Üksik mees reisil on suhteliselt erandlik nähtus
Neid on olnud, aga nad on erandlikud. Üksikuid naisi alati on reisidel, aga mehed reisil on tihtipeale nii-öelda järelveetavad, et naised võtavad oma mehed kaasa. See tähendab, et naised teevad oma reisiotsused. Ja väga hea oli teada saada, et meie klient on selline, naine 55. See tegi ka meie enda otsingut lihtsamaks, et keda me siis otsime, et kui Buduaari saatest tuli pakkumine, et teate, meil on tohutu allahindlusega, et saate teha mingi reklaamklipi siin, siis nii kui ma küsisin, et kes on teie klient, sihtgrupp, siis sealt tuli vastu, et naine 35. Ma ütlesin, stopp, see ei ole see koht, kus me hakkaksime oma reklaame tegema. Aga jah, et eks noh, peab ka täpsustama seda, et ega siis ka grupijuhtide nägu kipuvad need grupid olema, et ka mina saan järgmine kuu juba 60, minu kallis abikaasa Siret on 58. Nii et vot seda võiks ka nagu arvestada, aga seltskond on alati mõnus. Need inimesed on tihtipeale jäänud suhtlema ka väljaspool reise. Me kohtume nendega ka meie enda koolitustel, üritustel, Hiina uue aasta üritustel. Ju siis selles seltskonnas on ikkagi midagi sellist ja me alati ootame liituma uusi inimesi sellesse gruppi ja veel kord, keegi ei saa ennast üksi tundma, et kõik on kaasa haaratud, et ma olen naljaga pooleks öelnud, et see on nagu laiendatud perereis, et kõige peale on mõeldud, kõigi eest on hoolitsetud, saadki lasta ennast suhteliselt vabaks, kõik on, sulle öeldakse täpselt, et nüüd mine sööma, nüüd vaata sinna, nüüd tee seda ja ongi hea lihtne. Ma tean, on inimesi, kes on öelnud, et ei, mina grupireisidel küll ja eks grupireisil ja grupireisil on ka vahe, aga osad sellised ütlejad, kes on teatud skepsisega tulnud siis lõpuks esimest korda meiega koos grupireisile, on vaimustunud, öelnud, et ta poleks uskunudki või nad poleks uskunudki, et grupireis võib olla ka nii tore. Nii et see seltskond on tähtis ja noh, ja meie omalt poolt teeme kõik Siretiga selleks, et inimesed tunneks ennast hästi ja et see seltskonda nagu liita ja kokku sulatada. Siis ega me ei saa üle ega ümber. Me oleme ju siin ikkagi põhiosas koolitajad. Me oleme siis koolitanud juba 20 aastat ja mis on koolitajale parim, no teate, kui on niisugune auditoorne koolitus, siis inimesed on sul 2-3 tundi ja siis on kõik, aga nüüd on meil võimalik koos olla ju 2 nädalat. Suurepärane. Ja miks mitte siis seda aega kasutada, ütlen kohe seda, et mingit vägisi koolitamist ei, pigem see on selline võimalus saada uut teadmist, informatsiooni. Me räägime asjadest, mida me teeme analüüsi, Siret nõustab siin inimesi nende astroloogilise kaardi järgi ja teeme vajadusel Pago analüüsi, teeme erinevaid praktikaid. No põhimõtteliselt seda aega saab hästi ära kasutada selleks, et saada võib-olla midagi enda kohta ka rohkem teada, saada mingi uut arusaama, vaadet. Nii et jah, seda tüüpi õppimine ja mine tea, võib osutuda täiesti elumuutvaks kogemuseks selline reis, et jah, et miks mitte õppida siis ka. Üks asi see, et üldse võõras maa, võõras informatsioon, aga siis kasutada ka kõiki seda koos oldud aega selleks, et siis mingeid uusi teadmisi elu ja enda ja kõige kohta saada. Nii et vot, need on sellised märksõnad, millega siis meiega reisides peaks arvestama ja noh, kindlasti selle taga on kõik see, et me ise juhime ka gruppi, me oleme ise ka reisil ju alati kaasas. Noh, et see ongi, et me reisime teiega koos ja meie siis ka teeme kõik enda poolt oleneva, et need punktid siis ka kaetud saaksid. Ja mida veel, siis tegelikult ma siin etteruttavalt kohe ütlen, et tegelikult meil on ka selline tore traditsioon, et iga reisi kohta, iga reisikaaslane Tallinna lennuväljal saab oma A4 reisiraamatu selle maa kohta. Näiteks viimane Nepali Bhutani raamat oli A4 formaadis, aga ta oli 70 lehekülge. Seal on kõik selle reisi kohta päevade lõikes, aga seal on ka lisalugemist ja lisainformatsiooni. See tähendab seda, et
et inimesed ei pea tegema meiega reisile tulles eeltööd, lugema, uurima, kuulama, ei, kõik anname lennujaamas kätte, inimene saab oma reisiraamatu, see jääb talle, ta saab seda reisi jooksul pidevalt lehitseda, uurida, teha sinna oma täiendusi või märkmeid. Ja see on ka, paneks selle just siia nagu selle õppimise alla, et siin nii on kergem ka selle maa kohta õppida, et saada aimu kõigest sellest ajaloost, kultuurist ja kõigest nendest aspektidest. nii, aga nüüd, kui me läheme nüüd konkreetsemaks ja reisiplaanide juurde, siis sel aastal me läheme Myanmari. see on Birma, praegu kutsutakse Myanmar ja see on 6. kuni 21. november, siis me oleme Myanmaris. ja siin juba grupp koguneb ja nii, et siin teeme kõik endast olenevat, jah, me saaksime varsti siin juba joone alla tõmmata. ja siis, kui me nüüd vaatame juba järgmisse aastasse, mis ka paigas on, miks ma ütlen, mis paigas on, kõik sõltub lennukipiletitest ja lennukipiletid on võimalik grupile saada 11 kuud enne reisi. see tähendab, see Kambodža, Laos, Vietnami reisipiletid on käes, seal on asi konkreetne, kuupäevad paigas, 11. kuni 25. märts ja siin on juba kõik, see on ka meil kodulehel info üleval, hinnad, asjad, kõik on teada. nüüd järgmise aasta ehk 26. aasta oktoobris-novembris Jaapan. vaat siin me nii konkreetselt veel ei ole, ma ütlen, kus tasemel me praegu oleme, et me oleme programmi tellinud, päevade kaupa kinnitanud, tulevad juba hinnapakkumised, aga siin on täpselt see, et kui me oktoobris läheme, siis selle aasta novembris alles, siis 25. aasta novembris ma saan küsida lennukipiletid ja siis läheb asi lõplikult lukku, et siis on kõik hinnad, kuupäevad paigas ja siis läheb asi konkreetseks. täpselt sama lugu on Taiwaniga, märts 2027. ma olen siia pannud lausa küsimärgiga, et ei, mitte see, et kas ma minna või mitte minna, vaid me lihtsalt siin ei ole isegi päevade kaupa programmi, me peame alles esmaseid läbirääkimisi. no kõik algab siin alati niimoodi kontakti leidmisest, siis kontaktiga tuttavaks saamisest, läbirääkimisest, oma soovide esitamisest ja noh, meil on siin, võin öelda, et Taiwanil nüüd on ka kontakt olemas, kui Jaapanis me oleme jõudnud juba sinnamaani, et seal on juba, ütleme, programm kinnitatud päevade kaupa ja noh, siis sisuliselt siis ka marsruut, siis Taiwanil me alles siis tutvume kontaktiga ja esitame nagu oma märksõnu, mida me siis tahame vastavalt reisilt. ja mis on tore, sain ka Sri Lanka kontakti, aga kuna noh, kui me siin kalendrit vaatame, siis see Sri Lanka, kui see nüüd klimaatiliselt sobilik on, siis see ei saaks nagu enne olla kui sügis 27, aga noh, ma pean siin kõigepealt täpsustama, vaadake, igal pool kliima ju määrab ära, mis kuudel kuskil käiakse. ei tohi ju sattuda vihmaperioodile ja peab olema ikka sihuke turistile sobilik, et soojem ja kuivam. nii et vot sellised plaanid ja nüüd, kui me siin läheme siis konkreetselt nüüd reiside juurde, siis kõige kiirem otsustamisega on just Myanmari puhul. ja selle Myanmari puhul täiesti ausalt ära rääkides on see, et küll meil on ikka tegu sinna saamisega selleks, et see on nüüd 3. kord, kui me reisi üles paneme, ma ei mäleta, millal 2018 esimest korda jälle oli mingi info tuli üles, kus lehed kirjutasid, Urmas Paet võttis parlamendis sõna, ikka see hunta ja kõik need rohinjade teemad ja ei saanud, inimesed loobusid ja siis mingi järgmine kord oli jälle umbes sama lugu, mingid intsidendid ja nüüd on 3. kord ja ega nüüd lihtsam ei ole, ega ikka on kõik seesama. aga nüüd ma otsustasin, meie otsustasime Siretiga, et nui 4, aga nüüd me käime ära, me käime ühe korra. sel aastal me teeme seda reisi, me rohkem ei korda, me käime ühe korra ja ma kohe räägin ka, et miks ma nii suure veendumusega seda ütlen. aga me teeme seda, kui vähegi võimalik. ja noh, ja küsimus on selles, et ega ka praegu räägitakse, ega siis kõik need teemad pole kuhugi kadunud.
aga nüüd tutvudes oma kontaktiga, see on meie partnerfirma Myanmaris, turismifirma, kes meil siis seda reisi aitab korraldada, siis ma ju olen aktiivses suhtluses sealse inimesega ja siis ma kõik oma kõhklused, kahtlused olen talle esitanud ja rääkinud sellest, et vaat, mida me uudistest loeme ja mis siin ikka toimub ja ei toimu ja siis ta väga ilusti selgitab mulle, et vaadake, siin ongi niimoodi, et põhja ja ida osas need noh, rahvad tahaks autonoomiat ja võitlevad selle eest ja siis lääneosas on see just see religioosne taust, seal on rohinjad, kes on moslemid ja siis Birma ise on ju väga budistlik maa. Ja siis kõigile lisaks on hunta on võimul ja siis kõik selliseid konflikte lahendatakse relvade abil tihtipeale, aga veel kord, et need piirkonnad jäävad siis kui me Myanmari vaatame, nad jäävad piirialadele läände, põhja, idasse ja see ei puutu kuidagi nagu turismiga kokku. See ei puutu turismiga kokku, et ma pärast kaardi pealt ka näitan, meie liikumisosad on pigem lõunast Yangonist, pealinnast, eks ole, keskele, teeme seal sellise ringi ja tuleme Yangoni tagasi ja sealt lendame koju et noh, tegelikult on niimoodi, et isegi turiste ei lasta nendesse piirkondadesse, mis ma nimetasin, lääs, põhi ja ida. Sinna ei lastagi turiste ja ütleme, et tavaelu seisukohalt ei pidavat kuidagi turistid käivad Birmas, Myanmaris ja ei puutu kokku, ei saa arugi, et see ei puutu kuskil silma. No ja ma tahan näha seda ja siis meie selle kontaktiga suheldes ta ütleb, et saate aru, et selline olukord on olnud aastakümneid ja nad elavadki nii ja ta ütleb, et kui te ootate, et olukord kuidagi muutuks, siis võib-olla sellest elust ei piisa ja teil jääbki Birmas käimata. Ja vot niimoodi suhtlesime ja minu veendumus kasvas, et ei, no nüüd käime ära. Ma nii mäletan seda 2018, kui me käisime Tiibetis, ega mis selle Tiibetiga lihtsam oli. seal on ka kõik see, et Hiina, mis tegi, ei teinud ja saab, ei saa ja siis oli meil juba 2012 oli esimene Tiibeti reis üles pandud, siis jälle mingi budistlik munk kuskil Lhasas seal ennast põletas, Lhasa pandi kinni, Tiibet pandi kinni, kõik jälle jäi ära. Kolmandal katsel käisime Tiibetis ära, suurepärane reis oli, suurepärane reis ja nüüd on umbes samasugune tunne, et ühtepidi Myanmar öeldakse, et see on kõige budistlikum maa maailmas. noh, ma tahan näha seda, parafraseerides Eesti filmiklassikat, ma olen täiesti terve mees ja ma tahan kõike seda saada. ja vot ja siis oleme otsustanud, et vaatamata kõikidele hirmutamistele, asjadele, me teeme selle reisi, teate, muidu me elame teiste juttudega, noh, inimesed on lugusid jutustavad olendid, et meil on enda kohta lugu ja meil on ajalugu ja meie ühine elulugu ja nii edasi, lood erinevate maade ja rahvaste kohta, aga kõige parem on see, et oma silm on kuningas, ma tahan kohapeal ära käia, siis ma tean, noh, tean, kuidas asjad on, kas ma lõpuni tean, aga ma tean ikkagi täpsemalt kui läbi teiste inimeste arvamuste ja juttude. ja nüüd see lennuplaan on siin veidikene eksitav, me Bangkoki kaudu ei lenda, vaid me läheme Singapuri kaudu, läheme läbi Euroopa, jah, midagi pole teha, Birma, Myanmar on selline väike riik sealkandis nagu Eesti siinkandis ja otselende ei ole nagu suurtele maadele ja seetõttu me läheme, kui ma nüüd mäletan, Amsterdam, Singapur ja Singapurist siis Yangon'i ehk 3 lennukiga läheme ja 3-ga tuleme ka tagasi, aga kohe ütlen ära, et siin oli väike komm ka sees selle Singapuri kaudu lendamisega, et kui me tagasi läheme Yangon, Singapur, siis lendude vahe on nii suur, et meil tehakse tasuta linnaekskursioon ehk me saame ka Singapuri
saame linnukese panna käidud. Ma nii mäletan seda korra, me tulime Lõuna-Vietnamist ja siis oli Hongkongis oli päev ja algus me mõtlesime, et issand jumal, terve päev Hongkongis, aga see oli sama lugu. Meil oli linnaekskursioon, fantastiline, sõitsime bussiga ringi, nagu see linna vaadete buss meilgi Tallinnas on, sõitsime ringi, vahepeal käisime maas, käisime atraktsioonidel. See oli tore päev ja mul on täpselt selline tunne, et ma olen Hongkongis käinud. Nüüd selle Myanmari reisi juures on seesama komm siin just, et meil on Singapur tagasi minnes, meil on Singapuri päev ja tasuta linnaekskursioon, et me saame ka siis sellest aimu. Nüüd, kui me seda kaarti vaatame, vot siis täpselt see ongi niimoodi, et siit juba jääb välja see, mis need ohtlikud alad, siin piiriäärsed alad, lääs, põhi, ida, siis näete, meie alustame Yangonist, teeme piltlikult öeldes sellise ringi, meie märksõnad on siin Pagan, Mandalay, Inle järv ja tagasi Yangon. Ja see jääb lõuna ja siis ütleme keskossa või no tegelikult keskel, siit läheb see Myanmari üks säär läheb siit alla veel, ütleme siis sellises keskosas. Ja väide on see, et see on turistidele kõik ohutu, kõik on seal kontrolli all. Lähme vaatama. Nüüd oli veel üks raskusasja tuli veel, et siin selle aasta alguses oli maavärin oli meil Marris ja juba ma küsisin oma kontakti käest, jah, oli purustusi ja kõike, aga no me läheme novembris, et noh, tegelikult selleks ajaks peaks olema ikkagi kõik hästi, et noh, on juba ära koristatud kõik ja selles suhtes kõik on korras. Nii, ja vot ja selline plaan siis, pealinn Yangon, siit me läheme edasi, vot tähtsad linnad on just see Pagan ja Mandalay ja siis Inle järv, vot selle Inle järve ääres meil on sellised vabamad päevad, et saame seal resordis on mingid reklaamitud siin mingid kuumaveeallikaid ja ma ei tea, kes matkab, kes puhkab, kes sõidab jalgrattaga ringi, aga sellised suhteliselt vabad päevad. Aga ma nüüd oma veendumust kinnitamaks, siis noh, näiteks miks siis ikkagi sinna Birmasse minna, riiki, kus on siis hunta ja kus pidi olema sürreaalne liiklus ja kus on võib-olla natuke tõesti liiga palju buda kujusid ja selliseid religioosseid ehitisi. Väidetavalt on Myanmaris on selliste religioossete ehitiste ja buda kujude kontsentratsioon pinnaühikule maailmas kõige suurem. Ja noh, suured võimsad kuldsed ehitised, tipud. Ja et miks sinna siis minna? No vot nagu ma mainisin, et üks meie linnadest, kus me siin käime, on Pagan. Vot selles piirkonnas, seal keskosas, siin oli, see on täiesti nüüd Birma keskosas, 11. sajandil oli selline 67 ruutkilomeetrit ala, mida võib ette kujutada, et võis nagu selline tolleaegne suur nagu maailma suurim ehitusplats, kus siis selles piirkonnas 250 aastat järjest püstitati budistlikke kui ka hinduistlikke templeid ja sellise tempoga, et ajaloolaste arvates algas iga 2 nädala tagant uue pühamu ehitus. Ja praeguseks võib siis olla kas taastatud või perfektselt taastatud või üksjagu lagunenuna kokku lugeda üle 3000, eks ole, sellise pühamu või püha ehitise. Siis samast piirkonnast on tegelikult U-Beini sild. Vot ma peangi küsima oma kontakti käest, ma ei lugenud uudistest välja, et kuidas see maavärin seda U-Beini silda mõjutas selleks, et see on nüüd selle suuruselt, Birma suuruselt teise linna Mandalay juures, selle rahulikus äärelinnas kulgeb üle järve maailma pikim Tiikpu sild, mis on 1,2 kilomeetrit pikk ja umbes 3,5 meetrit lai. Ja siin see on just põnevaks teeb selle asja see, et see on 1847 aastal ehitatud ja see oli juba esimene selline korduvkasutusnäide, et kus tolleaegne valitseja lasi ehitada silla mahajäetud palee palkidest, vanadest palkidest. Ja väide on see, et enamus neist palkidest on säilinud tänase päevane, ainult silla keskosas on mõned palgid asendatud siis betoonvaiadega. Ja noh, ja mis veel kindlasti teeb Myanmari põnevaks, on see Birma
on üks etniliselt kirjumaid riike maailmas. Seal on, no hea küll, 68% moodustavad birmalased, aga muu seltskond, seal on 9% on šanisid, 7% kareneid, 4% arakane, 2% monisid, 2% džinnisid, 1,5% katsineid ja nii edasi. ja siis tulevad paod ja palaungid ja padaungid ja intad. No see on tohutu rahvaste virvarr ja vaatamata sellele, et valitsusel on poliitika, et üks rahvas, üks keel, üks usk, siis ilmselt selles kirjus seltskonnas võib see egiid siin küll harja punaseks ajada. ja, ja konstitutsiooni järgi on küll Birmas usuvabadus, aga budism on ikkagi selgelt kõige eelistatumas olukorras. ja vot, mis veel, siis Inle järve äärne, see on niimoodi, et just needsamad väikerahvad, kes seal elavad ja leiab sealt intasid ja lõunakaldalt veel neid kuulsaid nii-öelda kaelkirjak naisi, padaunge. ja see on selline põnev teema, et see on selline loogika, et juba tüdrukutele juba lapsena hakatakse metallvõrusid kaela panema ja kogu aeg neid lisatakse. ja siis see venitab nagu kaela pikaks, sealt see nagu kaelkirjak naised, see nimetus. ja no ja tuleb välja niimoodi, et ega nad ei saakski täna, kui need võrud ära võtta, siis nad enam ei suudakski pead hoida. aga mis selle asja mõte oli, et kui täna on see selline turismiatraktsioon ja käiakse neid vaatamas ja pildistamas, siis tegelikult kunagi oli selle mõte see, et naised teha vähem atraktiivsemaks, et mingid vallutavad hõimud ei tahaks nende naisi. Aga täna on saanud neist siis tõelised turismiatraktsioonid, eks ole, nii. Siis mis veel, väidetavalt siis Birma kõige budistlikum maa ja just see, noh, ütleme see munkade ja nunnade arv rahvastikus. Ja seda, no kui ütleme, et kui arvatakse, noh, tegelikult ütleme selline viimane täpne rahvaloendus toimus Birmas aastal 1931. aga täna oletuslikult öeldakse, et kuskil rahvaarvuks kuskil 55–60 miljonit. Ja kui nüüd samas sellise rahvaarvu juures, noh, et palju siis munki on, keegi täpselt ei tea, aga arvatakse, et munki on Birmas 300–500 000 ja lisaks veel kuskil 75 000 nunna. Ja neil on lausa oma traditsioonis on sees, et iga mehe jaoks on loomulik vähemalt 2 korda elus, esimest korda juba enne 10. sünnipäeva umbes 6 ajaks ilmalik elu mõneks ajaks jätta ning kloostrisse elama asuda. Üks kord siis juba 10. eluaastaks ja teine kord siis hiljem. Ja noh, seda me tahame näha, eks ole, seda munkade nunnade elu ja olu. Mis veel siis, kindlasti see Inle järve ümbrus ja ujuvad majad ja aiad. Ja mis kindlasti tuleb, te olete ka ise võib-olla näinud pilte või ka videosid, et vot seal samas Inle järvel on need jalaga paati sõudvad väga osavalt ühe jalaga paati sõudvad inimesed, eks ole, see on üks hõim, kes on säilitanud selle traditsiooni, kuidas siis ühe jalaga, mitte käega, vaid jalaga aerutada. Ja mis veel on, siis on üks selline asi nagu Tanaka ja Peetli pähklid. Ja on levinud selline teooria, et etniliselt kirju Birma rahva liidab üheks Theravada budism. Aga tõenäoliselt on noh, ka siin ütleme ikkagi ka moslemid ja muid, noh, hinduiste ja kõike muid. Ja siis pigem on hoopis üks teine asi, mida huviga vaataks.
ja see on näo Tanaka. Mis see tähendab? See tähendab sellist asja, et see on puidust jahvatatud pulber, mida kreemiks segatud näole kantakse, mis peaks siis korraga niisutama ja kaitsma päikese eest ning tapma vistrikke ja naised tõmbavad laiad Tanaka triibud põskedele just enne tänavale minekut. Kas tõesti ka tänapäeval huviga vaataks. Ja lapsed ilmuvad kõige ootamatumatest nurgatagustest, nähes paksu maskina näole kantud Tanakaga välja, võib-olla isegi hirmutavad. Ja teine asi on need peetlipähkleid, näritakse neid, et see tähendab, et see teeb hambad selliseks punakaks pruuniks. Nii et noh, kaks sellist asja, sihukesed näomaalingud, punakad hambad, tore. Ja noh, ja ikkagi põhimärksõna on budism, väidetavalt kõige budistlikum maa, kõige rohkem neid budistlikke ehitusi, siis uurida seda kultuuri, selline austus ja viisakus. Seal no nagu kõigis nendes idamaa kultuurides, ka Birmas hinnatakse väga kõrgelt austust vanemate ja munkade ja teiste autoriteetsete isikute vastu. Ja viisakus ja tagasihoidlikkus on suhtlemisel väga olulised ja selline suur kogukonnatunne ja perekesksus. Ja ikkagi ka traditsioonid ja kombed, mida visalt elus hoitakse, see kõik on põnev. Ja nüüd, kui me vaatame Yangonist, me alustame, siis me saame ka seda kulda ja karda kõike lähedalt näha. Ja siis me lähemegi sinna päris Pagan ja Mandalai kant. Siin peaks neid pühakodasid ja ehitusi, vot see kontsentratsioon siin peaks kõige suurem olema, mis säilinud, mis mitte, aga sellegipoolest on mida uudistada. Ja Mandalai suuruselt siis, see on Myanmari suuruselt teine linn. Ja see Ubeini sild, vot see oli nüüd see 1,2 kilomeetrit pikk, endise palee palkidest tehtud maailma pikim puidust sild. Otsime ka selle üles. Ja siis jõuda Sinle järve äärde, vaat siin, nagu ma ütlesin, siin on meil selline ka vabakava, noh ja me kohalikke õimusid külastame, aga meil on ka sihukest vaba aega, kes siis tahab, puhkab niisama, kes tahab, matkab, kes tahab, võtab jalgratta, sõidab jalgrattaga. Meil on selline puhkehetk siin ette nähtud ja vot siin on näha need niinimetatud padaungid, need niinimetatud kaelkirjaksnaised. Käime neid uurimas, ilmselt meile tehakse ka erinevaid kultuurilisi etendusi ja asju. Ja siis tulemegi tagasi Yangoni ja Yangonist me lendame siis koju ja läbi Singapuri. Ja Singapuris on meil siis hinna sees on linna ekskursioon, tutvume siis ka Singapuriga. Noh, mida parem. Nüüd hinnast. Meie oleme nende aastate jooksul läinud seda teed, et meie hind sisaldab absoluutselt kõiki kulust. Lennupiletid sinna ja tagasi, transport kogu maal, hotellid, söögid, atraktsioonid, giidide tipid, kingitused, kõik, viisad, kõik jutud. Ja see on nagu hästi toiminud selleks, et kui inimene on endale sellise paketi ostnud, siis ta teab, et talt juurde ei küsita ja kõik, mis veel sinna lisaks kulub, oleneb temast endast, et kas ta siis ostab mingeid meeneid, käib mingeid eksootikat nautimas, aga see on kõik hinnas. Miks meil 3 hinda on? Me oleme toimetanud niimoodi, et kui inimene tuleb meiega esimest korda reisile, siis ja tuleb üks hind, siis on temal see kõige kallim hind ehk antud reisi puhul 4290. Kui inimene teeb veidi ka nii-öelda müügitööd meie eest ja leiab endale sõbra või sõbrad, siis me premeerime seda ja ükskõik, tuleb siis 2, 3 või 4 inimest, siis kõigile laieneb siis see sõbra hind ehk 4150 ehk veidikene soodsam. Ja see klubi hind, no see oligi see, mis ma rääkisin, need on need meie korduvreisijad, kes on juba meiega enne käinud, siis neile on see kõige soodsam hind. Tulevad nad üksi või mitmekesti, igal juhul on see hind. Ja reisil ikkagi loogika on see, et ööbitakse 2 tubades. Kui inimene tuleb ka üksi, siis tegelikult ega me ka omalt poolt teeme kõik, et grupp oleks paarisarvuline, noh nii on igal pool lihtsam lennukis ja hotellis.
Sätime ikkagi need ka kaaslased võimalikult kokku, et inimesed võiksid sobida omavahel. Nii et sellega ei pea inimene ennast suuresti vaevama, kui ta ka ise kaaslast ei leia. Nüüd, kui keegi soovib privaatsust ja alati on ka neid inimesi, et tahabki olla üksinda toas, siis see on lisatasu eest. Ma nüüd ei mäleta, ma pean vaatama kuskilt, sellest räägime eraldi siis, kui kellelgi on soov, aga see ei ole tasuta. Siis kui inimene tahab üksinda toas olla, privaatsust nautida, siis sellest tuleb maksta. Siis edasi loogika on selline, et me ikkagi sellel reisil ka, et meil on suuresti sees hommiku- ja lõunasöögid. Hommikusöök on hotelli restoranis selline bufee tüüpi, lõuna siis väljas restoranis ja need on mõlemad rikkalikud niimoodi, et minule isiklikult näiteks alati reisidel sellisest rikkalikust hommiku- ja lõunasöögist on täiesti piisanud, aga kui inimesed tahavad, siis võivad õhtul käia ka siis eksootikat otsimas, väljas söömas. Me oleme Siretiga pigem maiustanud või puuvilju söönud, et kuidas keegi tahab. Nii, ja kuidas nüüd see loogika oleks, et kui sul on nüüd huvi tulla meiega reisile, siis kõige lihtsam on pöördumise viis on, et helista, kirjuta või täida meie kodulehel seeder.ee, muuseas sinna ma niikuinii soovitaks minna, seeder.ee reisid, leiad Myanmari reisi, seal on kõik päevaplaanid täpselt väljas, kõik, mis, kus, kes, aga täidad ära formulari. Tahan tulla Hiina reisile, kirjutad oma nime, telefoni, meili, võtame ühendust, räägime läbi, aga see veel ei taga kohta grupis. Tagab koha see, kui siis peale formulari täitmist ja juba kontakteerumist, inimene maksab minimaalselt see 500 eurot, see esimene sissemaks, siis see näitab tema tõsist kavatsust ja see tagab talle ka koha grupis. Ja nüüd sealt edasi me juba lepime kokku, et millise graafiku alusel inimene tahab maksta, aga loogika peaks olema see, et 50 päeva enne reisile minekut, me läheme 6. november, lugege sealt 50 päeva tagasi, 50 päeva enne minekut peab olema kõik summad makstud. Miks? Selleks, et 50 päeva enne minekut hakkavad lennufirmad juba raha tahtma, sihtmaale tuleb ülekandeid teha, hotellid ja hotelli broneeringud ja teatud asjad. Ja see tähendab seda, et jah, et selleks ajaks, ütleme 50 päeva enne minekut, november, kuskil septembri lõpuks peaksid olema kõik summad makstud, aga seda me saame alati kokku leppida, mis summades, mis graafiku alusel keegi tahab maksta. Siin on kaks võimalust. Seesama Seeder.ee, te leiate sealsama reisi juurest kõik need rekvisiidid, saaja on Seeder Konsultatsioonid OÜ, seal on ka kontonumber, võib rahulikult sinna kanda ja me näeme laekumist, Siret teeb selle kohta arve, paneb inimesele meilile või teistpidi. Kui te tahate enne arvet, kirjutage siret@seeder.ee, öelge, kirjutage seal, et vot tahan arvet selle inimese nimele sellises summas. Siret teeb, saadab, maksate, vahet ei ole, mõlemat pidi kõik arved tekivad selleks, et nagu ma ütlesin, me aruandleme kvartaalselt Tarbijakaitseametile ja siin kõik summad on täpselt arvel. Nii, et vot selline asi ja sellega on selles suhtes kiire, et noh, mis meil on täna mai lõpp, juuni, juuli, august, september, 4 kuu pärast peaks olema kõik grupp koos ja summad makstud. Grupi suurus minimaalne saab olla 10 inimest. 10 inimest selleks, et see on lennufirmade grupi mõiste, algab 10 inimesest. Meie enda ideaal oleks selline koos meiega, meie on Siret ja mina, koos meiega oleks selline 14–20, see on alati läbi nende aastate hästi toiminud. Noh, meie kahekesti, seal on kohapealne saatja või giid, grupp on hoitud, hoolitsetud, ei ole küsimus. Vot, et kõigepealt see miinimumnõue, et me peame saama selle 10 kokku, ideaalis siis selline 14 meie jaoks. Kui kõige kehvem variant on see, kui seda 10 ei tule kokku, siis võib ka reis ära jääda, seda ei ole väga tihti juhtunud, aga ma pean lihtsalt ausalt seda tunnistama, et selline asi võib juhtuda. Nii, aga kui praegu ikkagi kiiresti otsustatakse, registreeritakse, on kõik korras, reis toimub, lähme käime ära.
ja asi sellega ühel pool. nii, see oli nüüd Myanmari reisi kohta. aga vaatame ka järgmine kevad reis, kuhu on siis nagu aega nagu rohkem mõelda. aga mis on ka paigas juba, seal on siis sisuliselt meil on märts, aprill, no meil on 10 kuud sinna, 10 kuud aega ja Kambodža, Laos, Vietnam. aga ütlen kohe, et see on nüüd meie enda, me Siretiga valisime nende 3 maa need kohad, mis meile on alati nagu meeldinud, eks ole, me valisime enda maitse järgi ja kohe kirjeldan, miks. et me tahtsime üldse lennata alguses Siem Reapi, aga lennukava tõttu me ei saanud, me ikkagi me lendame Phnom Penhi, aga me püüame sealt kiiresti ära sõita ja jõuda Siem Reapi, see on Kambodža, Siem Reap, miks? selleks, et Siem Reapis on Angkor Wat. Angkor Wat, üks maailma imedest, selline tohutu kompleks, kus võib päevi veeta, me ka seal mingi aja veedame. ja vot see on tõeline selline noh, on mida uurida. tundub lausa mitte maist päritolu, no kui ikkagi maailma ime. käime ka siin järve ääres ujuvad külad, kõik selline, sõidame siin ümberringi, aga põhiatraktsioon saab olema Siem Reap ja Angkor Wat, nii. kui see on uuritud, siis me lendame lennuga, läheme Luang Prabangi. jätame ka jälle pealinna, ei ole need pealinnad alati kõige paremad, jätame selle Vientianni üldse vaatamata, lendame Luang Prabangi. tõeliselt väike nunnu, väike sihuke jalakäigulinn ja vot uurime Luang Prabangi, käime ka jõe peal sõitmas, koobas, templites, Kose ääres, kõik sellised asjad. Luang Prabang, kui see on uuritud, siis lendame Vietnamisse, Hanoisse, vot siin me ikkagi pealinna ignoreerida ei saa. siin me uurime noh, pealinna, kui juba oleme seal, siis vaatame kõik, mis seal vaadata annab ja sõidame Sapasse, sõidame siis Vietnami kõige põhjapoolsemasse, kõige mägisemasse ossa ja käime siis uurimas väikerahvaid, mongid, mustad mongid, terrasspõldusid, kõik selline asi, käime Sapast sõidame tagasi Hanoisse ja sealt lendame koju. niimoodi, et 3 maad, aga just igalt maalt me oleme välja valinud midagi, mis on meid ennast kõnetanud. Kambodžas siis Siem Reap ja Angkor Wat, Laoses Luang Prabang ja siis Vietnamist Hanoi ja Sapa. ja selline mõte. nüüd, kui me vaatame, siin me oleme ka grupiga käinud, siin on Eesti gruppi näha. see on Angkor Wati juures, vot see on tõesti selline noh, püramiidideks ei noh, see on tohutu kompleks, suur maa-ala, kus on ikkagi sellised supalaadsed ehitised, hästi suured, väga palju on säilinud ikkagi, et selline hästi põnev kompleks ja noh, kõik selline pool, siis sealsamas lähedal järve peal käime sõitmas, käime neid ujuvkülasid, kus inimesed elavadki vee peal, eks ole, külades uurimas. ja mis on põnev, siis kui me nüüd sealt edasi läheme juba Laosesse, Luang Prabangi, siis mungad, jälle ikka see budistlikud mungad, et me käime ka hommikul söötmas neid ja käime erinevates pühamutes ja paleedes ja Kose ääres käime ka jõe peal sõitmas, noh, siin on näha see hommikune munkade söötmine, siis jõesõit, kui me käime vahepeal maal, selleks, et siin on sellised koobastemplid. hästi mõnus koht on see Luang Prabang, selleks, et tõesti seal on sihuke väike linn, sinna suurt transporti üldse ei lubata, näiteks seal ka meie grupp oli suurem, siis suur buss jäi linna piiri taha ja siis tulid väiksed mikrobussid, mis meid siis edasi viisid. selline hästi nunnu. ja siis me jõuame Hanoisse. Hanoisse käime siin kõige vanemas ülikoolis. Konfutsiuse tempel on see kõige vanem ülikool Hanois. uurime kõikjal ka ikkagi sellist, vot seesama, mis algusmärksõnad olid, kultuur ja ajalugu, käsitöö, no inimesed on käeliselt jube osavad, eks ole, nii et erinevad käsitööliigid ja käime siis ka veloriksaga sõitmas Hanoi kesklinnas
ja nii, et aga siis liigume Sapasse. Me liigume Sapasse ja Sapa, see on nüüd kõige mägisem osa, kõige põhjapoolsem osa Vietnamis. Ja siin on just need väikerahvad, mongid, mustad mongid ja terrasspõllud. noh, minu käest on küsitud, mis asi on terrasspõld, et vaat kui väga paljudes kohtades, näiteks ütleme seal idaosas, Vietnami idaosas Hanois, siis nagu siin Halong Bay poole, siis kõik need riisipõllud on ju tasane maa, eks ole, samamoodi Mekongi delta, mis seal lõunas, eks ole, siis noh, siis siin kõik riis kasvatatakse mäenõlvadel ja selleks, et seda saaks teha, siis tekivad sellised terrasspõllud ja seda on põnev uurida. nii, ja loomulikult siin on näha nüüd üks sihuke nii-öelda lamedam maa, tasasem maa riisipõllundus, aga noh, nagu ma ütlesin, kõikjal me uurime neid erinevaid käsitööliike, saame aimu matmiskultuurist, see käib ka kõik ajaloo ja kultuuri juurde ja, ja, ja niimoodi, et see selline reis ja nüüd siin täpselt samamoodi kolm hinda. Esimene on siis, kui inimene tuleb meiega esimest korda reisile, 4290 kõik hinnas. Kui ta leiab endale sõbra või sõbrad, on 4150 ja klubi liige saab meil siis 3990. et ja see tõesti, see kõik hinnas, et see on hästi toiminud. selle taust on see, et kunagi aastaid tagasi me ise käisime grupiliikmena kuskil reisimas mingil reisil, me käisime Indias. Indias olime 4 nädalat, pikk reis oli veel ja siis müüdi meile odavat baashinda ja tundus, et oh, jube soodus reis. aga pärast oli kohapeal oli iga päev toimus raha korjamine või päev algas näiteks niimoodi, et öeldi, et täna meil on võimalus minna sinna ja tänna. Sinna maksab pilet nii palju, tänna maksab naa palju ja siis pooled, no kõik lugesid raha juba rahakotis, ütlesid, ei, ma ei saa, ma olen siin parem, et ma istun kohvikus või kõnnin niisama ringi, et ja siis osad läksid, osad ei läinud. no see selline grupi või seltskonnale nagu kõige paremini ei mõju ja seetõttu jah, meil on tõesti kõik hinnas. nagu mainisin, kuni ütleme giidide, tippide ja bussijuhtide ja giidide tippideni välja, et jah, keegi ei pea ennast siis vaevama sellega, et mida veel, kus, kui palju, et kõige peale on mõeldud. ja täpselt samamoodi ka selle reisiga tuleb ka reisiraamat lennuväljal, kui me minema hakkame. nii et kõik on hästi informeeritud. nii, ja mis veel, nüüd inimesed, kes on meie ükskõik millisesse gruppi siis reganud, me ju kogu aeg hoiame sidet, me täpselt õigel hetkel teatame, millal mida vaja on, millal mingit dokumenti, millal viisad meie organiseerime, me kõik asjad teeme, et me hoiame kõike kursis. meie poolt on ainult see, et varakult võiks ära vaadata, et pass ikkagi oleks kehtiv ja kehtiv ka 6 kuud peale tagasijõudmiskuupäeva, et meil ei tekiks nagu reisidokumendiga mingeid probleeme ja me pidevalt kontakteerume, eks ole, ikkagi grupiga ja mis veel, alati enne minekut, kuskil nädal-2 enne minekut me teeme veel sellise grupi kogunemise. kas siis Zoomi kaudu või kes tuleb kohale siia, kes saab kohale tulla, aga kõik saavad osa, teeme sellise grupi kogunemise, kus me räägime üksipulgi lahti, mida, kui palju, mida kaasa võtta, mida teha. noh, ütleme selline instruktaaž ja selle kohta tuleb ka memo pärast kõigile, et siin ei pea ka nagu ennast vaevama liigselt sellest, et mida ja kuhu ja kuidas. et jah, et alati meil sellised grupi kogunemised ka toimuvad. nii, ja nüüd see oli siis 11–25 märts. 11–25 märts, seal on soe mõnus juba, meil veel nii soe ei ole. ja nüüd ainult veidikene siis veel korra tuletan meelde, et Jaapani reisiga on meil põhimõtteliselt on juba päevaplaan kinnitamisel. kuni see pole kinnitatud, ma veel täpsemat infot ei anna. aga eks siin on ju ka aega veel, et kui me tahame teha alles järgmise aasta oktoober-november, siis me oleme praegu õiges faasis, et jah, me kinnitasime, me ütlesime, et meile nagu see kava meeldib, nüüd me küsime hinda, kui see hind meile meeldib, siis me kinnitame selle ja nii riburada pidi läheb ja siis, kui ühel hetkel me saame
saame ka lennukipiletid ja selle hinna ja kuupäevad paika, siis see läheb nagu ametlikult müüki. samas, mis ei tähenda seda, et kui sul on ikkagi huvi, ka eelnev huvi, siis ära pea paljuks ka teatamas sellest, et jah, vot mind võib ka huvitada näiteks Jaapani reis, et me paneks siis endale andmebaasi, et ahah, vot seda inimest huvitab ka Jaapani reis. ja kui meil on nüüd kõik andmed täpsustunud, et eks ole, meil on juba see asi konkreetseks läinud, siis meil on ju hea kiiresti vaadata andmebaasist, aa, näe, tema tundis ka huvi ja kiiresti siis informeerida ka, eks ole, neid huvilisi. nii et jah, et kui sul ikkagi ka näiteks selle vastu huvi on, siis teavita meid ka enda sellest huvist. ja täpselt, oi, see on juba vale jutt, selle me oleme juba ära käinud. ja täpselt sama on see, et 27 aasta kevadel me siis tahame minna, nagu ma mainisin, tahame minna Taiwanile, võtan selle ette. äh, et ka kui sul on ka selle vastu huvi, siis sa võid ka ju märkida, see ei kohusta ju millekski, kui sa annad teada, et vot mind võiks huvitada ka see või miks mitte ka. selle Sri Lanka kohta ma isegi veel ei küsi selleks, et see oli nüüd väga toores kontakt alles, sellega me alles hakkame kirjutama, kes me oleme ja mis me tahame ja millal ja kuhu võiks minna ja mis seal võiks teha. et seetõttu vot pigem jah, et kui Jaapan või Taiwan huvitab, ära pea paljuks, anna teada. Myanmari ja Kambodžaga saab juba registreeruda, kui on huvi, rega ära ja sealt edasi, nagu ma kirjeldasin, riburada pidi, et nii see on. ja nii, et aga reisimine on mõnus, nii et ja ära pikalt mõtle. nii, aga minu poolt on praegu see pidulik osa läbi. nii, küsimused, küsimused, lugupeetud. kõik on nii hästi ära räägitud või ei julge küsida, aga vahet ei ole, kui need küsimused peaksid tekkima, ära pea paljuks, küsi, kirjuta info@seeder.ee, seda me näeme Siretiga mõlemad, helistame, telefonid on avalikud. julge küsida, me hea meelega vastame. ja mida paremini me oleme informeeritud, meil kõigil parem. ja nagu ma mainisin, täna õhtul ei pane, aga homme hommikul panen sellesama video, panen üles meie kodulehele ja Siret saadab lingi inimestele, kes siin on mul nimekirjas olemas, selleks et osata. meid on siin üksjagu on, üks, kaks, kolm, neli. meid on siin 6 peale minu. Aga siin oli 15 kirjas, et osad ongi nagu järelvaatajad. et kõige kriitilisem on jah, selle Myanmariga, ma ütlen, ärge laske ennast eksitada meediast ja kõigest, et me läheme, me tahame näha ise koha peal, mina olen vestelnud, muuseas ma tunnen Argo Schneiderit, Albioni omanikku ja helistasin, et Argo, kuule räägi, et te teete, ma vaatan, teete kuradi Myanmari ja kõik, ja teeme küll, aga no vot seal lehed kirjutavad seda ja toda. ta ütles, tead, ära loe, lugemine ei ole alati kasulik, et ära loe kõik, et tegelikult on, kõik on okei. ja nii, et aga kuidas sa muidu teada saad, kui sa ei lähe koha peale ja ei uuri, eks ole, nii et selle koha pealt raudpolt, me käime ära, me ei tee seda, seda me ei tee rohkem, me teeme tõesti ainult nüüd novembris selle Myanmari. siis me tõmbame sellele kriipsu peale, kõik rohkem me ei tee selleks, et meil on vaja jah, vot seesama Taiwanid ja Jaapanid ja kõik need asjad teha ja nii see on. nii, aga kui küsimusi ei ole, kallid inimesed, tore, et te leidsite aega kuulata ja video läheb üles. samas, kui küsimusi tekib, kirjutage, helistage, meeleldi vastame ja saatus tahab, siis reisime koos. teeme nii. aga kena õhtut teile kõigile.